õppematerjal. Roos on liilia, on nartsiss, on roos, on kannike, on nartsiss. Selline mäng meil sõnadega jätkub suupäraseks ja meeltekohaseks jagatuna teise osaga. Roos on liilia. Meile kirjutab Entsüklopeedia Britannica. Need, kes lugesid kuulsat Alexandre Dumas romaani Kolm musketäri, mäletavad, et häbiväärne jälg Milady kehal, nimelt liilia märk tema õlal Prantsusmaal, oli sellel lillel eriline tähendus. Fakt on see, et frankide kuningas Clovis esimene Meroving hakkas tunnistama kristlust ja legendi järgi kinkis ingel talle kuldse liilia. See, kellel on vapil liilia, peab olema lahke, õiglane ja aus. Mismoodi sellest siis prostituutide märk sai? Muidu. Keskajal sai liiliast Prantsusmaa ja kuningriigi embleem. Kuningas Louis VII kandis selle lille kujutisega kilpi Fleur de Lys, niinimetatud kollane liilia, mida kujutati Prantsusmaa vapil Capeti ja Bourbonide ajal. Kui legendaarne Jeanne d'Arc oli päästmas oma kodumaist Orleani vaenlaste eest ja kohtus veel kroonimata Charles VII, anti talle kuninga võimu sümboliks kuldsete liiliatega etalon. See üllas taim on esindatud selliste linnade vapil nagu Wiesbaden, Daugavpils, Detroit, New Orleans, Firenze, Turu. Aga kuidas on naistega? Halasta jumal, hobune kukkus kuumuses kokku ja krahv hinge kergendamiseks rebis riide õlalt ja kleit hiilis õlgadelt ja õlal märk põleb. Timukas oli meister ja nüüd seal õitseb liilia. Tänapäeval üks sõna on ülimalt moes kanda tätoveeringut kehale eneseväljenduse, üks sõna, koma, süsteemi vastase, üks sõna, mässu. Märgiks, koma, naha, ebatäiuslikkuse, üks sõna varjamiseks. Branding või tätoveerimine inimkehale kokku. On tuntud juba iidsetest aegadest, koma, mil meistrid oma orje markeerisid. Ja keskajal üks sõna märgistati kambüüsides töötavaid süüdi mõistetuid, üks sõna tätoveeringutega, koma, mille järgi võis nad põgenemisel ära tunda. Esimeses maailmasõjas, maailmasõda, kõik kolm sõna kokku, häbimärgistati kokku, desertööre, koma, kodusõja üks sõna ajal valgeid kommuniste, koma, teises maailmasõjas, maailmasõda ikka kokku, häbimärgistati, peksis Gestapo, koonduslaagri, üks sõna, vangide kehal välja individuaalse numbri. Ehk siis mitte ei põletatud, vaid taoti nahasse. Kes ellu jäi, koma, teisenes uue põlvkonna üks sõna vampiiriks. Olenemata rahvusest,
ja planeedistki on egotsentrik, patoloogiliselt eraklik. Kuna ta ei armasta, pole tema elus mitte kedagi peale mõrase iseenese üks sõna, rets lugu. Ta on printsess herneteral üks sõna, ka 50-aastase üks sõna rasvunud mehena. Emad aga jumaldavad invaliidideks üha järgmisi tuhkatriinusid üks sõna, tuhkatriinusid orjastavaid, lumivalgekesi ja uinuvaid kaunitare mürgitavaid võõrasõdesid üks sõna. Kes muu kui egomaniak üks sõna võrdleva kui ette ei käi. Kes muu kui egomaniak on ju ka kaunitari ja koletise armastusloo üks sõna, väliselt imeilus üks sõna, kui ilus, imeilus Gaston. Exupéry Väikese printsi storytellingu üks sõna, roos, on vähemasti ausalt nartsissistlik. Linnar Priimägi, hea sõber, ei armasta seda värki, ei tea miks küll. Prints põgeneb eneseohverduse kokku paradoksaalsest mugavustsoonist üks sõna. Vähemasti ei imetle üheainsa üks sõna roosiaia kokku kuninganna, kuidas tema seksib ja situb, mõttekriips, ta on erandlikult aus erand. Kõik, kes me egoiste või egotiste, mis on kraad kangem, egotiste teenindame, väsime lakkamatust tarbimisest ja rünnakutest, alandamisest ja pisendamisest ning oleme pärast põgenemist surnud või pikal tervenemisteekonnal. Kokku kõik 3 sõna tervenemisteekonnal. Veel kuid ja aastaid pelgame, et kusagil roos, kahemõtteline sõna meil, kahetähenduslik, pilliroos, roos, varitseb roos nagu vaenlane tagalas, teab, kuidas kõige valusamalt lüüa, et meid taas ja taas ära süüa ja maha müüa. Keha reageerib sellega, et ohvrikannikesel üks sõna, selline lilleliik, ohvrikannike. Ohvrikannikesel õitseb hoiatav roos, tagumik, punane või kus iganes roos, nahalööve ennast näitab. Terapeut Heino Mart, Vatslav Vanapagan laisk, kui me paneme tiitli keset inimese päris nime, siis ta on jutumärkide sees, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Jah. Niisiis Heino Mart, Vatslav Vanapagan laisk, haavatud tervendaja ja ta räägib meile. Jutumärgid algavad. Nartsissism võib olla nii ennast imetlev kui ennast tümitav. Olen siin jaganud Hardi Liivese kirjutatud laulusõnu Kerjuse laulukesele, kus ta ennast haletseb, tümitab, üldse ei imetle. Seda viimast ei osata enamasti nartsissistina määratleda, sest tegu
on ennast ohverdava inimesega, sest ees on koma. See ohverdus on siiski illusoorne ja nartsissismiga seob neid see, et pilk on pööratud ainult endale. Ennast imetleva nartsissistiga on suhtes ennast tümitav nartsissist. Äge paar. See enese tümitamine võib olla kokku või lahku. See enese tümitamine on sisuliselt enesehaletsus kokku. Ja sellistelt inimestelt pärinevad laused nagu tee head, saad teate küll mida vastu pead. Partnerid on alati teineteise kokku väärilised, aga pahupooled üks sõna. See tähendab lühend eesti keeles ilma punktita. See tähendab sarnase traumaga, aga vastupidise üks sõna toimetulekumehhanismiga, kõik 3 sõna kokku, toimetulekumehhanismiga. Ka ennast imetlev, võib olla nii koos kui lahus, ennast imetlev nartsissist on väga madala enesehinnanguga üks sõna. Nartsissisti tuum on alati mäda, jutumärgid kinni. Õnneks on korraga ja kordamööda üks sõna vabaks murdvate, õhku astuvate kokku ohvrite jaoks olemas vähemalt 11 üks sõna ekstra meile mõeldud YouTube'i kanalit ning 11 ikka kokku ja meid väestamas on ka Sadguru Ralf Smarti ja teised just praegu lilleteemadel, võib-olla nii koos kui lahus, arutlevad teejuhid Jupike Hardi Liivese sõnadest Kerjuse laulukesele. Ma üksi saan hulkuma ilmas, kuid mälestus sinust on hea. Ja varjates pisarat silmas, sind surmani meeles pean. Sa õnne küll kinkisid vähe, kes lubas, kuid ikkagi kauniks see jääb, sest vaata, mina olen nii suuremeelne, et ma ka selle vähese eest olen tänulik. Kui üksinda nukrana lähen, neid hetki ma unelmais näen, mine tööle, Kerjus. Kes on meie kirjanduse suurim hulkur, kes on kõigile teistelegi trubadooridele ehk rändlaulikutele andnud ametinimetuse üks sõna nipernaadi. Tema on storyteller üks sõna, tervendav rändempaat kokku, kelle sõnaväest üks sõna saab tõstetud iga temake, keda kirjaniku maagia puudutab. Ta ei peta oma naist ega rüveta ainsatki kõnetatut, suunab nad varem märkamata radadele, lehmade ligi ja vabadusse mõttekriips. Alati ilmtingimata üks sõna tingimatusse, armastusse. Suur lilleaed ümber väikse maja. Meil teiega on vaja vabastada ka süütud lilled sümbolite needusest. Sel aastal tuleb kevad teisiti, tiu ja teisiti. Henrik Veisnapuu.
Sinul on ülesanne, õigus ja võimalus vastata küsimustele, mis on nartsissism, kust kohast pärineb teksti läbiv luuletus, kes on tema autorid ja esitajad. YouTube'ist võid üles ka otsida. Kirjelda üksteise lõhkumise ahelreaktsiooni perekonnas, koolis, töökohtades. Millistes ametites leidub kõige sagedamini nartsissiste? Loetle kirjandusteoseid ja autoreid, kes ja mis kõnelevad nartsissistidest. Millised muusikud ja filmikunstnikud seonduvad nartsissismi teemaga, kes on empaadid ning sigma ja superempaadid, mida ilmselt sa pead otsima. Jõudu! Mida tähendab liilia kui sümbol, mis tähendused on mitmetähenduslikel sõnadel roos, poegi? Missuguseid nartsissiste kirjeldab terapeut Heino Mart Laisk, haavatud tervendaja? Kes oli August Kailiti loodud nipernaadi ning mis oli tema tegelik missioon? Jõudu sulle! Ja meie jätkame 3. osaga, mille nimi hakkab olema Roos on roos. Kohtumiseni!